seal on üks maja. Väikemaa preerias. Mingi saiapuru. Väike maja otsas. Mina smuugeldasin oma telefoni salaja kaasa. Suundume ka sinna tee peale. Keegi tuleb vastu. Õnneks see on lai tee. Siin on kitsasti. Tema teed oma. Või sa annad gaasi juurde või? No temal on annad teed. Muidugi annad gaasi juurde. Väga hirmus. Päris hull tee. Aga ilus ka samaaegselt. Jah, ka. Julm vaade. Saksamaa. Tuli tädi sõitis õnneks väga rahulikult. Ta ei ole juurde väga kauga mingisest. Väga kihvt. Mööda tärpentiini või? On niimoodi? Mis see tärpentiin on mingi vedelik? Mis sul sellega on siin? Kuskil oli ristsõnades. Mägide, järsk mägide. Siimon Ristina hulluks saada. Täielik vaikus. Ära tungi. Maga. Ma tunnen nagu ma oleks kurt. Jaa, kummiseb nagu. Ma ei kumise, ma tunnen ma nagu oleks kurt, et mitte mida ei kuule. Seal on üks maja. Väikemaa preerias. Mingi saiapuru. Väike maja otsas. See vaikus on hindamata. Niimoodi. Buss tuleb tagasi. Ei, ta ei tea. See tuleb tagasi. Mõtle, siuke koolibuss sõidab see. See on kooli või? Jaa, See on koolibuss, jah. täiesti ebareaalne. Saar. Siuke koolitee. Ma oksendasin aga. Midagi ägedat on siin visata. Taga on suuremad üle. Iska kaktusesse. Laia Mahakaar paistab ja meie linn ka seal. Jaa. Karutša ja... See, kus see lahe võtta. Need paadid on ju täitsa meie lahed. Mida me käisime? Väikest kundra. Käisime reisil. Me ei filminud kõike, me ei tohtu filmida. Telefoni võid keelata. Mul pole telefoni. Mina smuugeldasin oma telefoni salaja kaasa. Mul ei ole isegi telefoni kaasas. Siimul polegi teada. Viskasin lutsu sellega. Freili on rihmadega kinni. Muidugi mägiteed ohtlikud. Aga igatahes jah, me hommikupool, no mitte hommikul lõunal, hakkasime lihtsalt kodust sõitma ja jõudsime linna nimega Carboneras. Sinna viiski siis see mägitee ja nüüd oleme teel tagasi ja tegelikult meil on telefoni vaba päev. Mina ikkagi võtsin oma telefoni igaks juhuks kaasa, see on Bardatšokis ja nüüd need paar kaadrit tegime, nüüd telefon läheb tagasi Bardatšoki. Head aega! Tšau! Näete, seal on linnukesed. Võib-olla nad tulevad Eestisse. On aeg. Sätivad kolmnukku. Väga hea.
kõndisime terve linna läbi, aga see turg on üldse all. Huvitav lugu. Kõndisime terve ülemise linna läbi. Aga ka väike ikka. Laste ise kostab ka siia. Sealt ka käib. Ühesõnaga, turuhuvilised on back in action, kui me eile magasime mõnusalt kella 11-ni, siis täna olime juba 8-9 vahel traksis üleval, sest eile vaatasime, et täna on Mohakaris turg ja mõtlesime, et tuleme vaatame sellega üle, aga korraks ma arvasin, et me ei leiagi seda seekord. Ja 8-9 vaid, kui me ongi kell 12. Ja 12 jõudsime siia. Sussa on herne, 1,50. Hernes on täitsa käest ära läinud. Jah, aga äkki on veel. Osmas. Väga maitsev. Ma ei saagi veel aru, mis maitse see on. See peaks vanilja olema. Olles nüüd turu eksperdid, siis kas tegelikult on vaja käia kõik maakonna turud läbi? Põhimõtteliselt ei ole. Kui sa oled siin lühikest aega, siis laias laastus on ühesugused. Mis on nende boonus on see, et sa läbi nende avastad uusi kohti ja uusi linnu. Katse enese. Hapu või? Tundub hapu. Tundub hästi magus. Räägi emotsioone tuli. See on parim mandariin, mida ma üldse saanud olen. Nii magus. Väga hea. Suhkrut täis. See on süstitud suhkrut sisse. Ja on küll suhkur maitse, jah. Mandariina, por favor. Lapsed tahavad juttu rääkida läbi oma vangi trellida. Nad ütlevad, mis nende nimed on. Siim väidab, et ta leidis nurga tagant midagi veel huvitavamat. Veel väiksemad tänavad või? Jumal lähe. Sellised tänavad. Siin on hall. Eks ta on seda enne ka teinud. See traktor on selle jaoks seis. See linn, kus me oleme, on siis üks kuulsamaid Andaluusia mägilinnu, Mohakar, ja väga vana ajalooga linn, 4000 aastat tagasi. Elasid pronksia inimesed ja maurid ja roomlased tulid siia hiljem. Ja see linn, mis siin praegu on, ongi mauride üles ehitatud. Ja nad ehitasid selle mäe otsa sellepärast, et kaitsta piraatide rünnakute eest, kes siis võisid tulla merelt. Kutsu jalutab katusel. 20. sajandi alguses hakkasid paljud elanikud tööd otsima ja see linn jäi väga tühjaks. Ja siis 21. sajandil tulid kunstnikud ja kirjanikud ja boheemlased siia elama. Roosa šokolaad. Proovime siis maasiga. Roosa. Proovin ka roosat šokolaadi. Võtke ise. Muidu ka selline täitsa kena kohakene. Jaa.
tegime väikese vahepeatuse sellises nunnus kohas, nagu te just nägite. Seal on sööke, kooke, jäätist, külmutatud jogurtit. Ja väga kihvt koht, hästi suur valik, Google'i hinnang 4,9. Nad on avatud iga jumala päev kella 9 hommikul 10 või isegi südaööni. Täpselt ei saanud aru. Ja eelmine kord siin selles samas imepesikeses linnas käies me neid ei näinud. See nagu kinnitab veel seda, mida ma olen muidu ka mõelnud, et see slow traveling, pikemalt ühes kohas olemine, samade kohtade mitu korda külastamine on igati õigustatud ja lisab nagu hoopis sügavama mõõtme sellest paigast ja kohast, kus sa viibid, arusaamisele. Avastasime ka nüüd siin teist korda siia tulles ühe põneva fakti, õigemini legendi, et 90-ndatel hakkas levima teooria, et Walt Disney on tegelikult sündinud hoopis selles samas Muhakari väikelinnas. Nimelt ajaloolased hakkasid uurima ja avastasid, et ühe lapse sünnidokument kadus täpselt samal ajal ära, kui nii-öelda see Walt Disney siis seal Ameerikas sündis. Et ta olevat tegelikult sündinud siin, ühes vaeses perekonnas, tal oli Hispaania nimi. Ja kuna see perekond oli nii vaene, siis nad andsid selle lapse adopteerimisele ja ta adopteeriti ameeriklaste poolt, kes siis on kuulsa Walt Disney isa. Muidugi paljud ajaloolased seda eitavad ja eks ta on selline linnalegendi tasandil, aga märkasime, et siia on ikkagi joonistatud mitmesse kohta see Disney sümboleid ja on kirjutatud, et Walt was here, nii et kes teab. Minu arust väga hea turundusnipp. Me võiks Tallinnale või Viljandile või Tartule teha ka mingi sihukese. Mõelda lihtsalt välja ise, et siin on sündinud, kes võiks olla? Cristiano Ronaldo. Tema nimi oli Kristjan Roland, kui ta sündis Eestis. Ja siis tuleb ordades inimesed. Aga no ei tea, jah. Lahe linn igatahes. Mägi on see sellega. Jõge ei ole. Samal ajal, kui meie Eliisaga shoppasime, siis Siim avastas veel ühe vägeva terrassi siin. Mega vaada ikka täitsa uskumatu. No üks ütlemata äge linnakene on see Muhakar. Me ei avastanud sellest pooltki eelmine kord ja see on nii kihvt ja nii armas ja kui ma siin pildistaks ühe kaupa neid Räägi. Kui ma siin pildistaks ühe kaupa neid uksekesi, lillepotikesi, majanumbrikesi, väravakesi, tänavakesi, siis te vabalt võiksite arvata, et ma olen kuskil Kreeka saarel hoopis. Jaa. Iisu. Tahab pai saada. Tahab pai saada ju. Tere! Mia. Vaata, piu, siuke vaade. Mega. Fotograafidel oleks siin tegemist küll ja veel. Koolibuss. Lapsed tulid maha, läksid üle tee. Eskort. Politsei vist valvab või eskordib. No pani liikluse kinni igatahes. Yeah. Kõik seisame ja ootame. Nüüd läheb edasi. Järgmine peatus. Päris hull. No me olime ühest koolist, läksime seal Karucha linnas ka mööda. Ja terve tee oli kinni pandud, politsei valvas. Tee oli lapsi ja vanemaid täis. Aga me olime siis jala. Muusika mängis. Jah, me olime jala. Siis me mõtlesime, et kas on mingi erisündmus. Kas neil hakkaski vaheaeg, aga neil ei hakanud vaheaeg, sest et nagu näha, nad käivad koolis. Et võib-olla siis ongi niimoodi, et näiteks seal Karucha linnas iga kord pannakse tänav kinni, kuna kool on kahel pool teed, palju lapsi tuleb korraga välja, vanemad tulevad vastu, et lihtsam on see tee kinni panna, kui seal manööverdada kõigil.
see laev oli just Garrucha sadamas, seda ma filmisin ka. Ja nüüd ei ole ühtegi laeva, järelikult see eskort, kes läks, toob uue laeva. Ja näete, 2 eskorti tuleb ja laev tuleb ka. Ja punane laev tuleb siia poole. Lähme sadame juurde. Ja vaadake, sellel laeval ei paista üldse seda punast treipu. Mega vähe. See pandi täis paksult. Ta on triiki täis mingit asja, mida räkkad veavad. See oli mitu päeva ikka siin. Ja, ta oli laupäevast. Just. Täna on kolmapäev. Lahe. Lõpuks alati me näeme. Tundub, et me näeme siis uue laeva saabumist. Sealt ta tuleb uhkelt oma saatjatega. Purjekas peab enne eest ära jõudma. Ja nagu näha, siis praegu on see koht tühi. Esimest korda elus näen seda tühjana. Aga selles mõttes Siimu teooria oli võib-olla õige, et nad seisavad kuskil seal pool merel, mingi 2-4 seda paati korraga. Ja Siim arvas, et nad ootavad oma järjekorda, et tulla siia sadamasse. Mina mõtlesin, et see on nagu aja raiskamine, et neil peaks loogiline oleks, et kuna aeg on raha, et kõik on nagu täpselt välja arvestatud, aga noh, sealt poolt ta igatahes tuleb. Yeah. Aga igatahes mul üks kolleeg Henri Annes on olnud sukse laeva peal tööl, mis ta ütles ka ootamist on nii palju ja prügi mere viskimist. On seda ju öelda. Titanic on see ju. Kohe tuleb hea nägi. Oi. See on ju nii suur. No saad. Ja, võta käsi. Oi. Nii ilus vesi on. Jah. Täiesti selge. Selge kui seebi vesi. Kui mõtle selle suure laeva kapten, see üleval valves. Ta ei tegelikult ette ei näe midagi. Kui vaadata seda laeva kõrgust, siis see punane ja tumesinine osa on täpselt sama pikad, ehk siis nagu 50% vajub allapoole see paat. Ta tagurdab, siis see valge osa jääb sinna vasakule nagu suht. Kõik on näha selle laeva asukohta ja need on need pilotpaadid ümber. Praegu laivis. Aga midagi ei kirjuta või? Kust ta tuleb? Monte video. Jaa, kohe ei paista, aga tegelikult see ikka tõmbab nüüd korralikult. 199,9 meetrit pikk. 200 meetrit. Ja tuli? No Prantsusmaalt ütleb, aga ta on jah Panama laev, nagu see eelmine. Lähme nüüd sööma. Me isegi lükkasime oma söögiaega sellepärast edasi, et ei tahtnud ilma jääda ajaloolisest vaatemängust. Okei, ajalooline see ei ole, sest see toimub siin mitu korda nädalas, aga meie jaoks ikkagi. Noh, kohe vaikase. Siim arvas, et nüüd nad lükkavad oma ninadega seda paati sinna õigesse kohta. Aha. Rammid. Kolmekesi rammivad. Ole, näed, see üks meetrit. Aia, ta tõuki. Palun väga. Pokerones Rito. Sai. Küüslagu. Kiirtea. Võtad siit ühe kala. Vaatad. Hammustad. Väga hea. Ensalada. Estoni. Ensalada russa. Väga hea. Klassikaline kartulisalat. Igal pool Hispaania kohtades. Ja ma sõin seda sama isegi Vietnamis, kui mul tuli kartulisalati isu, sest et seal oli Hispaania koht meil lähedal ja ensalada russa oli seal olemas. Siin on ta enamasti tehtud selle konserv tuunikalaga. Vietnamis oli krevettidega. Hästi romantiline teeäärne söömine. Siin rahulik süün.